toredaid toetajaid, kes oma tegevusega ülejäänud meie etenduse ettevõtmise ja nagu nimetatud sai, infobussist saate täiendavat infot kogu aeg juurde, aga kiiruga räägin ära, mis treerima marss! Mida tegema peab? Õled veinad, just täpselt. No vot, sealt nad tulevad ja sinna nad lähevad. Esimene ala, mida meile kohe näidatakse, on kustutus luuaga tule kustutamine. Nüüd juhtub küll üks selline väga läbiväärne lugu, et pritsimehed panevad ise oma kaasa toodud katuse põlema. Mina sellist vaatepilti välja ei kannata, seetõttu ma keeran sellisele tegevusele kohe selja. Aga nad panevad selle katuse põlema ainult sellepärast, et teile paremini selgeks saaks, kuivõrd efektiivne ja kuivõrd hea vahend on tulekustutusluuaga katuse kustutamine. Ja täiesti kasutatav ka tänapäeval, näiteks meie lahingautol Järva-Jani 31 on täpselt samasugune õuepühkimise luuast tehtud kustutusluud, millel on tõmmatud kartulikott ümber. Just nimelt kartulikott, mitte jahukott, sest et vastasel juhul, kui hakkate tööd kustutama, tuleb tainast ka. Et tuli lahti! Tuli lahti! Vaat seda pidi käib siis kustutamine. Luuaga teised toimetavad ja pealtrahvad peab vaatajad eiskaldab ja paistab, et enam ei põlegi. Naispritsimehed ja väga hoogsalt, väga raskuslikult ja täpselt lisetega on natukene jäi veel ja põleb, rahva seiskab, ja nüüd vist enam ei põle. Järgmine ristapuu, mis leiutati, on siis hüdropult, ehk siis selline ristapuu on kangesti ämbamisugune, tal on vooliku jupp ja väikene käsipump küljes. Tuld me enam tegema ei hakka, me kujutame seda tuld ainult ette, märklauad, mis on ühelt poolt punane ja teiselt poolt põlevane ja kui see märklaud keerab endale teise külje ette, tähendabki seda, et see kahjutuli on ära kustutatud. Nii et tuli lahti! Nii ja pritsimehed tuiskavad sündmuskohale ja lasevad kohe selle tule. Ja ega seal niisama ei ole, kõrvalist tuleb ka appi võtta ja aplaus on selle värgiks ja avastati, et umbes samasuguse pritsiga võib minna appi ka naabrimehele. Ja selleks tehti kambe üks jalgratas, mis värviti ka punaseks, et oleks näha, et on pritsimeeste oma ja kui peaks vaja olema naabrimehel abi, et hüdropuldiga tema kahjudelt kustutama minna, siis seda kohale meeskond ja me võimegi jälle kohe aega põisata, et tuli lahti. Selline meeskond, kes istub jalgrattale, võtab kaasa ravid hüdropuldi täies mundris, varrustuses sõidavad kohale. Hoog läks nii suureks, et sõitsid tulekahjust mööda. Keeravad otsa ringi, jälle mööda, ei ole midagi, küll see tuli ka ükskord kustutatud saab. Kõik olevad seal. Kõik olevad kustutavad tule terve. Vesi kulus ära pritsimeeste turgutamiseks, nende jahutamiseks ja tuli jääbki kustutamata. Vaat nii, kavalustappi võttes sai seegi asi ära teostada. Tõmmatakse vee kogusse, künni, vanni, kaevu, mitte järve. Nii, ja kukutakse võimsat loodi pumpama.
kumpad on raske töö, midagi pole öelda, kukud päeva ei jõudnud, aga vesi juba sealt tuleb. aga juba vesi tuleb, kipub koolikusse ja tuleb välja ka joatorru otsast, aga sipakene ei ületa, tuleb vist pritsi tuua vist lähemale. Niimoodi, aga peaaegu, pumpame peaaegu. Ja opa! Saavad, sest tuli ongi lahti, võite juba hakata, sest tuli on lahti, näete, siin lausa punane ketas on jällegi teid ootamas selleks, et oma teist poolt keerata. Tavaliselt ütleme, et see Ristapuul läheb käima täpselt 14. tõmbamise peale, alles 2 on tõmmatud. Nii, kolmas. Tuli lahti. Kaasa, et tema tulemine meie keskele tagasi oleks turvaline. Fjodor hüppa, aga ei midagi, Fjodor meid ei kuula ja tuleb Fjodorile avaldada märkus, füüsiline märkus meie pritsimees Valdo poolt. Ja katsume, et ta päris pea ees ei maanduks, aga Fjodor, tule nüüd ja opa!